Oleme praegu Sikupilli keskkooli foajees, kus Eesti Televisiooni reporter Jüri Mutika teeb saatele Ringvaade üht lugu. Ma usun, et täna siin Marcel Kits koos oma bändikaaslastega, kui nii võib öelda, annab nii hea kontserdi, et keegi ei kahetseta sinna saali tuli. Aitäh, Jüri Mutika. Näed, kui põnev on. Edasi ma pean sosistama, et salvestust mitte häirida. Kohe tuleb küsimus. Mul on niisugune tunne, et see klassikaraadio tuli seda ise. Klassikaraadio tegelikult ja võttis meie ise lühem. Oi, nüüd tuli kaamera, minu kaamera ette. Midagi pole näha. Pean vist ümber minema. Ma muidugi viisakuse pärast küsisin õppele või selle jaoks tundi kasutades. Muidu tegelikult meil on kord nädalas klassijuhataja tund, kindlal ajal kõikidel klassidel kokku lepitud, millal üritused nagu võivad toimuda, aga kuna klassikaraadiole see aeg ei sobinud, siis erandkorras õppele juhataja keset päeva. Jäävad ained ära. Ma usun, et midagi ei juhtu. Nii, aga need see, mis sa saanud toimub, selle lastele muusikatunnina kirja või see on lihtsalt nende meelelapse ajal? See on selline teistmoodi hariv üritus. Et meie alati mõtleme sedasi, et vahel mõni selline üritus annab mõne õpilasele palju rohkem. Ludwig van Beethoven, trio number 7, esimene osa, Erzherzog. Klaveril Rasmus Andreas Raide, tšellol Marcel Johannes Kits, viiulil Robert Traxmann. Niccolo Paganini, Moosese variatsioonid, klaveril Rasmus Andreas Raide, tšellol Marcel Johannes Kits.
Ferenc Liszt Un sospiro esitab klaveril Rasmus Andreas Raide. Artur Lemba Armastuse poeem klaveril Rasmus Andreas Raide, viiul Robert Traksmann.
Ja nüüd kontserdi lõpetuseks tõeline maiuspala. Pablo de Saraste, Navarra. Klaver Rasmus Andreas Raide. Cello Marcel Johannes Kits. Viiul Robert Traksmann.
Rasmus, Andres ja suur aitäh teile publik, kes te nii keskendunult kuulasite. Ma loodan, et teil oli tore kontsert ja saate siit hästi palju inspiratsiooni, motivatsiooni ja palju toredaid häid emotsioone. Ja see tüdruksa, kes teile nüüd lepitab sealt kaugelt, tema jagab teile suveniire, et saate küsida muusikutelt autogramme, nendega juttu rääkida, pilti teha, ükskõik mida soovite. Aga enne seda tahaksin tänada Tallinna Sikupilli Keskkooli ja anda üle see tänukiri Klassikaraadio poolt.